Järgnev ei ole õigusnõu ega õigusteenuse osutamine, need on lihtsalt praktilised nõuanded ühelt suvaeidelt, kelle inkasso on närvi ajanud. Inkasso, mu kõige lemmikum, vihatuim teema. Ma ei taha inkassost enam rääkida, aga ma pean, sest nad on objektiivsuse ja tasakaalu mõttes. Alustame sellest. Inkassoteenus kui selline on ühiskonnas vajalik. Kui tekib olukord, kus mõni inimene või mõni ettevõte jätab oma võlad lihtsalt tasumata, siis paljudel ei ole ressurssi ega aega ega tahtmist ise hakata kedagi taga ajama ja oma võlgu sisse nõudma. Siis ongi võimalik inkassoga hoopis sõlmida kokkulepe. Kas A-variant selline kokkulepe, et inkasso esitab sinu nimel selle nõude inimesele, ühesõnaga ajab sinu nimel taga kedagi. Või B-variant, loovutadki oma nõude inkassole. Inkasso maksab sulle mingisuguse rahakese selle nõude eest, mitte küll täissummas, sest muidu see poleks neile kasulik, aga sa saad midagigi tagasi oma rahast ja siis inkasso ajab seda asja edasi. Nii et inkasso teenus on ühiskonnas vajalik teenus, aga inkasso teenuse osutamisel tuleb järgida seadust. Väga lihtne. Ja ma võin nüüd täie kindlusega öelda, et Julianus Inkasso OÜ on mitmel juhul tegutsenud ebaseaduslikult. Paljud inimesed minu tutvusringkonnast minu üleskutse peale esitasid mulle võlateatisi, mida nad on saanud Julianus Inkassolt, ja Julianus Inkasso tegevuse ebaseaduslikkus nende tõendite pinnalt tuleneb sellest, et nad on nõudnud täiesti alusetult kõrgeid sissenõudmiskulusid. Võlateatisi nii-öelda kulurea juures on selgitus sissenõude kulud 20 eurot ja siis on ülemärge 2. See ülemärge viib siis joonealuse tekstini nii-öelda, mis ütleb, et eraisikust võlgniku puhul võib võla usalda vastavalt võlaõigusseaduse paragrahv 113 sekunda, paragrahv 115 lõige 1, 110, 101 nõuda sissenõudmiskulude hüvitist iga võlgnevuse seotud isiku kohta kuni 50 eurot. Kuni 50 eurot võib nõuda siis, kui nõue ise, põhinõue on üle 1000 euro ja on tegemist olukorraga, kus leping on lõppenud. Mitte ükski nendest näidetest, mis minuni jõudis, ei vastanud sellele. Esiteks see konkreetne näide, kust ma teile selle pildi näitasin võlateatisest. Inimesel oli kehtiv prügiveoteenuse leping, mis tähendab, et selles olukorras ei tohtinud talt üldse midagi nõuda esimese kirjast. 0 tohtis nõuda. Aga inkasso kirjutab, ja me võime küsida kuni 50. Põhimõtteliselt olge tänulikud, et me ei küsinud 50. Käib. Nii et see on täielik kelmus. Nad petavad inimesi. Nad viskavad sinna hunniku paragrahve ja teevad, ja me võimegi küsida. Ei või. See on kelmuse koosseisule vastav käitumismuster. Seetõttu ma tõstan selle teema uuesti üles. Ma olen ühes oma varasemas videos sellest rääkinud, aga ma proovin seda teha nüüd uuesti paremini veel selgemalt. Esiteks, järgnev kohaldub ainult tarbijatele, ehk kui sina oled füüsilise isikuna enda nimele saanud võlateatise inkassol. Ehk see ei kohaldu näiteks, kui firma nimel registreeritud autoga on saadud parkimistrahv ja siis firma saab võlateatise ja sina oled näiteks juhatuse liige ja siis saad selle firma nimel kätte. Need asjad jätame praegu kõrvale. Ma räägin ainult tarbijatest, kui sa oled enda nimele, enda vastu suunatud nõude osas saanud võlateatise. Sellises olukorras oled sina tarbija. Inkasso on ettevõte, sina füüsilise isikuna oled tarbija. Sissenõudmiskulude puhul pead sel juhul vaatama võlaõigusseaduses paragrahv 113 ülemärkega 2. Seal tuleb eristada 2 stsenaariumi. Esiteks stsenaariumi, kus lepinguline suhe teenuse osutajaga veel kestab. Ja teiseks, kus see suhe on lõppenud. Mida see tähendab? Võss 113 sekunda esimene lõige räägib olukorrast, kus sinu vastu esitatakse võlgnevusnõue, sisuliselt sa oled midagi võlgu jäänud, sinu vastu tuleb nõue, esitatakse lepingu kehtivuse ajal. Näiteks sul on järelmaksuleping, mis ikka veel kestab. Sa maksad oma järelmaksu, aga näiteks üks osamakse mingil põhjusel hilines või jäi maksmata. Või sul on liisinguleping või sul on prügiveoteenus, eks teenus kestab edasi, su prügi viiaks ikka ära, aga mingi arve jäi maksmata. Või sul on see kodu, teleka, internetipaketi teenus. Mingi olukord, kus sina ikka
ikka veel saad teenuse osutajalt teenust, see suhe teil kestab, aga midagi seal vahepeal läks valesti, midagi jäi maksmata ja mingis osas tuleb nüüd sinu vastu nõue. Selles olukorras, kus sul on kehtiv leping ja selle alusel nõutakse mingit nõuet sisse, siis jäta meelde 2 asja. Esiteks, kõigepealt sa pead saama ühe tasuta meeldetuletuskirja. Kui ei ole tasuta meeldetuletuskirja tulnud, mingit raha küsida ei saa sissenõudmiskuludena. Teine asi, mida meelde jätta. Kui sa oled saanud ühe tasuta meeldetuletuskirja, otsi kõik oma meilid ja kõik oma kontaktaadressid, mis sellel teenusosutajal peaksid olema, otsi need kõik läbi. Kui tasuta meeldetuletuskirja pole tulnud, siis sa ei pea mitte midagi maksma sissenõudmiskuludena. Kui sa oled saanud ühe meeldetuletuskirja tasuta, siis sealt edasi võib küsida iga meeldetuletuskirja eest 5 eurot. Ainult 5 eurot. Ja ma ütlen, see prügiveoteenuse näide on kõige fantastilisem. Ühel juhul oli 4-eurone võlgnevusarvega, teisel juhul oli 7-eurone ja siis inkasso lihtsalt keerab kohe esimese kirjaga 20 eurot sissenõudmiskulusid. Neil ei ole mingit õigust küsida 20 eurot. Seadus ei luba neil seda küsida. Ma olin nagu juba vahepeal selle emotsiooni selle teema taga ära unustanud, aga nüüd, kui ma seda uuesti räägin, ma mõtlen, on siit. Räägime sellest teisest olukorrast. Kui teil ei ole tegemist olukorraga, kus leping veel kehtib, kui lepinguline suhe on lõppenud, kõige tavapärasem näide siin on parkimistrahvid. Seal mingit suhet enam ei kesta teil, teie suhe kestis siis, kuni te seal parkisite, läksite ära, siis see suhe lõppes sel hetkel ja kui te ei maksnud, saite trahvi, siis see on olukord, kus pärast lepingu lõppemist tullakse teile võlgnevust nõudma. Kui sul on see olukord, kus sul ei ole mingit kestvat lepingulist suhet enam, on mingi mineviku asi, leping on ammu lõppenud, siis tuleb eristada, kui suur on sinu vastu esitatud nõue. Need nõude suuruse piirid on siin esiteks nõue kuni 500 eurot. Teiseks 500 kuni 1000 eurot. Ja kolmandaks üle 1000 euro. Kui su nõue on kuni 500 eurot, siis võib sinult küsida sissenõudmiskulusid esimese kirja eest kuni 15 eurot. Ehk kui sa said inkassot kõige esimese kirja, sellest võib küsida kuni 15 eurot. Absoluutselt kõigi näidete puhul, mis minuni jõudsid, küsiti rohkem. Mõnel juhul küsiti 20, kus see nii-öelda tünga tegemise summa on 5 euri, mis ei ole nagu veel kõige hullem, aga põhimõtte tasandil on ikka hull. Ja mõnel juhul, ma ei tea miks, mõnelt inimeselt oli küsitud 30 või 40 eurot sissenõudmiskulusid esimese kirja eest, kuigi piir on 15, aga kõigile nad tegid tünga. Polnud mitte ühtegi näidet, mis minuni jõudis, kus oleks küsitud ainult 15 eurot. Kusjuures ühel inimesel oli selline huvitav juhtum veel, et kui alguses küsiti sissenõudmiskulusid esimese kirjaga 20, kuigi tohiks ainult 15 küsida, siis tema nagu vastas neile, et kuulge, mis värk on. Tal oli ka nagu väga paljudel aegunud nõue, väga vana nõue. Ja ta kirjutas vastu lihtsalt, kuulge, mis asja, see nõue on mingi, ma ei tea, 5, 6, 7 aastat tagasi ja selle peale sai siis uue võlateatise, kus oli sissenõudmiskulud tõmmatud 20 pealt 15 peale. Kuigi teise kirja eest saaks küsida kuni 5 eurot ja kolmanda kirja eest ka kuni 5 eurot ja kokku maksimaalselt üleüldse mitte rohkem kui 30 eurot. Ehk kui nad sulle ka 10 kirja saadavad, kokku saab ainult 30 eurot küsida sult neid kulusid. Esimese kirja eest kuni 15, teise eest kuni 5, kolmanda eest kuni 5, loogiliselt siis ka neljanda eest kuni 5, aga kokku mitte rohkem kui 30 eurot. Kui te olete selle summa ära maksnud. Kõige lihtsam oleks ära maksa neid sissenõudmiskulusid enne, kui sa pole 100% kindel, et sa pead maksma. Võtta riigiteataja.ee võlaõigusseadus otsingumootorist, scrolli sealt alla paragrahv 113 sekunda või tegelikult siin on ka nüüd selline sisukorra funktsioon, et kiiremini jõuda konkreetse paragrahvi juurde. Vaata lõiget 1, kui sul on kestev lepinguline suhe, ehk sul mingi teenus veel tuleb edasi, aga mingi osamakse või mingisugune arve tasumata. Siis mõtle, kas ma sain tasuta meeldetuletuskirja. Mõtle see läbi, otsi oma mailboxid läbi, kui sa ei saanud, kirjuta teenuse osutajale, küsi, näidake mulle tõendid selle kohta, et te olete tasuta meeldetuletuskirja saatnud. Saatke mulle see meili välja võtta või kirja välja võtta või mis iganes. Kui seda tasuta meeldetuletuskirja pole, siis te ei pea mitte mingeid sissenõudmiskulusid maksma. 0, ärge makske. Nüüd, kui on olukord, kus lepinguline suhe on lõppenud, ehk näiteks need parkimistrahvi olukorrad, siis vaadake teist lõiget võlaõigusseaduse paragrahv 113 sekunda. Ja kõigepealt eristage, kas see nõue, mis teie vastu esitatakse, põhivõlgnevus, kas see on kuni 500, kas on 500 kuni 1000 või üle 1000. Kui on alla 500, siis teadke, et esimese kirja eest tohib teilt küsida 15 eurot, mitte rohkem. Järgmise eest 5 ja kokku absoluutne maksimum on 30 eurot.
ärge makske rohkem, kui seaduse järgi teilt küsida võib. Ja kui teil on aegunud nõue, aegumisest ma olen rääkinud teistes videotes, minge uurige mu kanalilt, kui teil on huvi aegumise vastu. Kui on aegunud nõue, ärge makske mitte midagi. Kirjutage vastu. See nõue on aegunud, esitan aegumisvastuväite, palun minu isikuandmete töötlemine lõpetada. Nad tõenäoliselt ei lõpeta teie isikuandmete töötlemist, sest nad on. Tähelepanu. Kui te aegunud nõude jätate maksmata ja teil on õigus seda teha, siis arvestage sellega, et inkasso võib sellest hoolimata saata selle tasumata aegunud nõude kohta info maksehäireregistrisse ja kahetsusväärsel kombel on Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul selline teguviis korrektne, vähemalt hetkeseisuga. Ehk arvestage sellega, et kuigi teil on õigus mitte tasuda aegunud nõuet, siis inkasso võib selle info ikkagi maksehäireregistrile edastada, mis juhul võib see tekitada teile sekeldusi näiteks kodulaenu taotlemisel. See ei tähenda, et see osutub takistuseks, vaid te peate siis pangale selgitama, mis võlg oli, mis maksmata jäi ja nii edasi. Ma olen teile ka varasemalt öelnud, et ma olen Andmekaitse Inspektsiooniga rääkinud sellest. Andmekaitse Inspektsioon, mis nad minule kevadel ütlesid, oli see, et nende hinnangul võiks inkasso kuni 8 aastat, alates sellest, kui nõue tekkis, näiteks alates päevast, kui trahvi saite, 8 aastat töödelda nõuet. Ma ei ole sellega nõus, aga arvestage seda, et ka Andmekaitse Inspektsiooni järgi maksimaalne periood on 8 aastat. Näiteks just ühes Facebooki grupis Expats in Tallinn olid seal välismaalased, kes said mingi 2014 aasta eest inkassokirja Julianus Inkassolt muidugi ja 2014 on möödas juba üle 8 aasta. See tähendab, et Andmekaitse Inspektsiooni seisukoha järgi absoluutselt ei tohiks enam nende inimeste andmeid töödelda. See tähendab nimi, meiliaadress, kõik tuleb ära kustutada, ei tohi enam ühendust võtta. Mina arvan, et see ajahetk, mil lõppeb õigus neid andmeid säilitada ja kasutada, mina arvan, et see ajahetk saabub siis, kui inimene esitab põhjendatult aegumisvastuväite. Sest sealt edasi inkasso teab, et ma tean, et nõu on aegunud, ma tean, et sa ei saa mult seda raha kätte. Edaspidi on ainult inkasso poolne ahistamine. Aga see selleks. Kirjutage vastu, nõu on aegunud, esina aegumisvastuväite, lõpetage oma andmete töötlemine. Ja kui siis tuleb veel mingit sõnumit või asju, ignoge. Erandlikel juhtudel võib tõesti sissenõudmiskuludena küsida suuremaid summasid ja sel juhul on tegemist sellise üldise kahjunõudega, aga see on väga erandlik. Seaduse sõnastuse järgi lävend on see, et kui sissenõudmistoimingud on olnud erakordselt keerukad ja peavad esinema erandlikud asjaolud. Ükski näide, mis minuni jõudis, selle alla ei kvalifitseeru. See, et te lihtsalt saate inkassolt mingi võlateatise, see ei ole mingi erandlik olukord, see on standard stamp olukord ehk selleks, et see erandlik olukord tekiks, peab olema midagi tõesti enneolematut, aga ja oluline jätke meelde, sellisel juhul on tegemist tavalise kahju hüvitamisnõudega ehk see ei ole lihtsalt nii lihtne, et kirjutad kuskile rea peale sissenõudmiskulud 5 eurot või 15 eurot, siis enam seda teha ei saa. Kui nad rohkem tahavad küsida, siis peab neil olema tegelikult ka võlaõigusseaduse nõuetele vastav kahju hüvitamisnõue ja see peab olema teile väga kenasti lahti kirjutatud, seda niisama naljalt ei saa, ehk see on hoopis teine erandlik olukord. Kui sa oled inkassol juba rohkem raha maksnud ja sa oled piisavalt närvis selle perverssuse pärast, siis on võimalik see raha tagasi küsida. Tõenäosus, et nad selle raha tagasi maksavad, on üpris väike, aga mitte olematu. Mida sa selleks tegema pead, on kirjutada inkassolene. Sellel kuupäeval sain sellise võlateatise. Teie küsisite nii palju eurosid sissenõudmiskuludena. Võis paragrahv 113 sekunda, kas siis lõige 1 või lõikest 2, siis üks nendest punktidest vastavalt sellele, kui suur oli põhinõue. Et vastavalt sellele sättele oli teil õigus küsida ainult nii palju, olgu siis kas 0 või 5 või 15. Mina kandsin teile eksikombel üle rohkem, sest teie jätsite mulje, nagu ma peaks rohkem kandma. Kandke mulle nüüd tagasi see, olgu see siis 5 eurot liiga palju makstud, 10, 15, 20 eurot, ükskõik kui palju te liiga palju maksite. Küsige tagasi. Ja tõenäoliselt nad ütlevad teile ei või nad võib-olla ei vasta, ma ei tea, kuidas nad reageerivad. Siis te võite inkassoga mängida sama mängu, nagu nemad mängivad inimestega. Kirjutage iga kuradi nädal inkassole meil, et maksa mulle mu 5 eurot tagasi.